Kuidas teie nüüd isiklikult tunnete sellist suhet kodumaaga, et kas aeg-ajalt kisub nagu hing sinnapoole, kas tahaks Eestile kuidagi rohkem anda kui teistele? Ma arvan, et tuleb teha vahet, mis on sõltumatus ja mis on kodumaast lahti ütlemine. Et kindlasti keegi ei eelda, et inimesed, kes tulevad Euroopasse tööle, oma kodumaast suisa lahti ütleksid. Seda ma küll ei saa nagu toetada. Et on selge, et kõik, kes tulevad Euroopa institutsioonisse tööle, on pärit oma kodumaadet just nimelt ja kannavad endas kindlasti ka selle maa kultuuri ja uskumusi ja nagu maailmanägemust. Ja pigem on komisjoni sees lähenemine niisugune, et see püüe kõikide liikmesriikide kodanike ikkagi institutsioonidesse tööle võtta on tingitud ka selles, et meie arvamused ei oleks ühekülgsed. Ehk et iga uue liikmesriigi liitumisel Euroopa Liiduga on väga selgelt tehtud ruumi vabaks, et tuua ka uusi inimesi, selle uue liikmesriigi kodanikke sellesse institutsiooni siis juurde. Et just nimelt ka komisjon oleks tegelikult pädev, mitte ainult juriidiliselt pädev, vaid et oleks ka tegelikult sisemiselt kompetentne antud liikmesriigi osas ka midagi arvama. Ja see tuleb teinekord välja sellistest nüanssidest, mida ei saa, ütleme, kõik asju nagu kuidagi protseduuri reeglisse kirja panna. Ma isegi näen, kas või siin oma meie maja sisemistest debattidest teinekord on arutelud, kus me kolleegidega siis koos vaatame, kuidas näiteks on osalus 7. raamprogrammis, et kuidas seda siis parandada näiteks, kas siis väiksemad või suuremad projektid siin raamprogrammis siis kuidas nad võiks mõjuda kas siis väiksemale või suuremale liikmesriigile. Ehk et see, et mina olen pärit Eestist, annab mulle võimaluse siis teisi informeerida, kuidas mingisugune algatus paistab uuele ja väiksele liikmesriigile. Samamoodi on kindlasti väärtus mõne teise, ma ei tea, Prantsusmaa või kelle iganes arvamusel. Nii et kahtlemata see, et komisjoni sees töötavad samamoodi kui parlamendis ja muidugi nõukogus töötavad erinevate liikmesriikide kodanikud on ääretult tähtis, et ei tekiks sellist kuidagi väga ühekülgset lähenemist ja võib-olla liiga piiratud lahendusi, mida komisjon pakub. See võib-olla esiteks. Teine külg on muidugi see, et kõik, kes me siin töötame, me peame seisma selle Euroopa ühisosa eest ja selle ühise Euroopa ehitamise eest. Mitte selle eest, et kuidas tulla nüüd Brüsselisse viia rusikake lauale ja proovida nüüd võimalikult palju tekki enda poole sikutada. Et kindlasti see komisjoni liikmete sõltumatus on ääretult, komisjoni töötajate sõltumatus on ääretult tähtis. Ja see on loomulikult teema, mis igaühele, kes siia tööle tuleb, kohe algusest peale selgeks tehakse. On olemas kindlad eetikareeglid, kas või sinnamaani välja, missuguseid kingitusi tohib aktsepteerida ja mida mitte ja sinnamaani välja, mis on hea tava, et mida tehakse ja mida mitte ei tehta. Ja kindlasti seda ka järgitakse. Iseküsimus on muidugi, et komisjon tegelikult väärtustab seda, et komisjoni töötajatel on side oma kodumaa liikmesriigiga. Ja suisa on olemas eraldi programmid selleks, et tundma õppida ka, mitte ainult oma kodumaaga, aga tundma õppida ka teisi liikmesriike. Näiteks on komisjoni sees olemas sellised koolitusprogrammid, et töötajad saaksid minna nädalaks ajaks mõnda teise liikmesriiki tundma õppima, kuidas siis seal majandamine käib ja et saada paremini aru. Ehk et on küllaltki palju koolitusraha läheb sisemisel nagu sellise ühise arusaamise tekitamiseks. Rääkimata keeleõppest, mis on loomulikult ka kõigile avatud ja mida väga toetatakse. Nii et selle Euroopa mitmekülgsuse nagu hindamine on kindlasti üks asi, mis on siin väga päevakorras. Nüüd ka muidugi liikmesriigid ise on ju huvitatud sellest, et nende inimesed komisjonis või ka mujal institutsioonides ikkagi teaks, mis toimub ja et me ei elaks mingisuguses eraldi, ma ei tea, mingisuguses unelmate tornis ja enam ei saaks jalgu maha. Nii et ka liikmesriigid korraldavad oma töötajatele või oma rahvusest inimestele siin Brüsselis teinekord selliseid nagu sidustusüritusi või briefinguid, et hoida kursis inimesi siis ka sellega, mis kodumaal toimub. Ja ma leian, et see on tegelikult väga positiivne, sest muidu ongi oht, et me oleme siin kõik ka nii hõivatud oma igapäeva tööga, et ei ole võib-olla enam nii täit ülevaadet sellest, mis siis kodumaal sünnib. Ja loomulikult see on selline
hea tasakaalu hoidmine alati, et ühelt poolt olla informeeritud, aga mitte olla mõjutatud, nii et see on selline sisemise eetika ja tasakaalu otsimise ja leidmise koht kindlasti kahe jaoks. Kas on plaanis jääda pikemaks Brüsselisse või kunagi ka rohkem niimoodi või ütleme Eestis uusi või mingeid väljakutseid otsida? Või on seda veel vara küsida? Mina olen teatavasti nii-öelda siis eluaegne ametnik. Et Brüsselis on ka üksjagu inimesi, kes on tulnud mingite lühiajaliste lepingutega. Minu töö või teenistusleping komisjoniga siis on eluaegne, see tähendab, eluaegne ei ole muidugi kõik öelda, kuni siis pensionini. Ja loomulikult, kui ma täna vaatan seda töö sisu ja ütleme seda võimalust Euroopa tasandil midagi ära teha, siis mulle see töö siin väga meeldib. Mis see põhiline motivaator on? Kas see ongi see, et võimalus, et te tunnete reaalselt, et te saate midagi ära teha? Minul on motivaator ja kahtlemata selle külje pealt, et eks ma olen kergelt selline töönarkoman ka ja kipun väga palju tööd tegema. Ja selle komisjoni tööle tuleku taustaks oli just nimelt see, et sai Eestis omal ajal siis KredExi nimeline sihtasutus käima lükatud ja tekkis tunne, et ma suudaksin ehk enamatki ja kui siis nüüd on saanud selle tunde kätte, kuidas ka Euroopa tasandil on võimalik tõesti protsesse algatada, mõjutada ja olla kogu selle infovoolu sees, et see on ääretult põnev. Ja see annab sellise täideviimise tunde, et teed midagi ühiskonna heaks või ütleme siis Euroopa heaks ja see on tegelikult väga vahva.